Või siis, kui me liigutame oma keha, näiteks pingutame, lõdvestame erinevaid keha piirkondi, et neid asju, mis need kapslid avavad, võib olla suhteliselt palju, aga tänase jutu kontekstis meid ilmselt kõige rohkem huvitab energeetiline aspekt. See tähendab seda, et nii energia üleküllus kui ka selle vähesus võivad neid kapsleid avada. Ja me võtame vaatluse alla just selle ütelda energia puudujäägi. Et kujutage ette, et te olete peale kohvi joomist tööle läinud ja kogu oma vaba energia seal tööl ära kulutanud. Teil ei ole enam grammigi järel selleks päevaks. Te lähete koju ja naine ütleb teile või mees, kuidas kellelegi, et minge kloppige põranda riided ära. Ja kust te selle energia siis võtate? Ega teda kusagilt mujalt ei ole võtta, kui selle sama kapseldunud sündmuse ümbert ja jälle te tunnete, et terve maailm on teiega sõjajalal. Ja see on, ma arvan, kõikide jaoks selline tuttav fenomen, et vananevad inimesed hakkavad järjest enam ja enam elama oma lapsepõlves. Ühte ilusat lugu ma olen kuulnud selle kohta, selle ütleme psühholoogilise fenomeni kohta Antsla kandist, selle hästi ilus kevadine päev ja kuldnukad laulsid. Ja siis üks vana mees ütles, et ei ole selles kevades ka midagi ilusat, et igal pool on pori ja kuldnukas sittus juba pähe. Nii et see on meie tulevik suure tõenäosusega. Aga kui küsida nüüd, et mis on see liikumine surma poole, siis selle skeemi valgusel võiks ütelda, et see on liikumine oma nooruse mäletamise poole. Inimene uuesti kõnnib läbi neid samme, mis ta oma elus on astunud. Ja huvitav siin juures võib-olla on selline paralleel, et traditsioonilistes kultuurides, kus usutakse ka surmajärgset eksistentsi, väga sageli vaadatakse, see on ka eestlastel niimoodi olnud, et surnu saapad oleks hästi korralikud. Seal usutakse, et ka teispoolses maailmas peab inimene läbi kõndima kõik need sammud, mis ta selles maailmas kõndinud on. Et see sama motiiv tegelikult teispoolse eksistentsi usu korral sageli kandub siis ka sinna üle. Ja surma hetkel, vähemalt teoreetiliselt, peaks inimesele meenuma tegelikult see, kuidas ta sündis. Kui see surm on muidugi harmooniline, kui see ei juhtu nurga taga. Kui me tuleme tagasi makrokosmose juurde, siis füüsikud on väitnud seda, et kui me elame universumis, mis kunagi hakkab uuesti kokku tõmbuma, siis enne selle maailma ruumi lõppemist peaksid uuesti hakkama korduma pildid selle universumi varasest noorusest. Võime samamoodi ütelda, et kosmos kõnnib ka läbi neid samme, mis ta kunagi on astunud. Et me tegelikult näeme, kuidas sünd ja surm selliste polaarsete jõududena esinevad koos, et nad ei ole üksteisest lahutatud. Väga paljude rahvaste mütoloogias on ka niimoodi, et nii sünni ja surma riitustes kui sünni ja surma uskumustes. Nad ei ole mitte mingisugused eri kvaliteedid, mingi lineaarse joone eri otstest, mis üksteist välistavad, vaid nad on koos toimivad polaarsed jõud. Hiinlasest mõtlusõpetajalt Sosaanilt küsiti kord, mis on kõige väärtuslikum asi maailmas. Õpetaja vastanud, surnud kassi pea. Üllatunud õpilane küsis omakorda, miks on surnud kassi pea kõige hinnalisem asi maailmas. Sosaan vastas, sest keegi ei oska nimetada selle hinda. Raadios diskorid kogu aeg lobisevad, vahet pidamata. Ja siis tuli mingit hästi ilusat laulu hakati jälle lastma ja laulu pealkiri on, et Have you ever seen the rain?
ja siis Discord arutab sealt edasi, et jah, vaatan aknast välja, sajab, masendus tuleb peale. et kuivõrd erinevalt võivad inimesed asjadest aru saada ja kui me võtame inimese nagu väikse tähega, siis on see selline igapäevaselt askeldav tüüp. Aga et me võime võtta inimest ka nagu suure tähega, et see võiks olla siis jumalik pool meis kõigis, et inimene selles mõttes oleks nagu loov ja ühtsust tajuv. Ma neid kahte poolt rõhutaksin küll kindlasti koos, et ta on loov ja ühtsust tajuv. Ja et siis tekiks tegelikult selline küsimus, et kui selline asi on olemas, siis kuidas me võime teda leida või siis, et mis lubab meil sellistena üldse elada. Ja võt selles kontekstis see mikrokosmose ja makrokosmose teema minu meelest võiks küll tõstatuda väga aktuaalsena. Kui piltlikult kujutada ette sellist situatsiooni, et te seisate kusagil suurel avaral lagedal, loomulikult kusagil linnast eemal, kus on kott pime ja vaatate sinna ülesse ja sinna maailma ruumi. Tuhanded tähed, tuhanded maailmad ja inimesel selle mõõtmatusega palgesse seistes tekib paratamatult selline tunne, et ta on väga tillukene. Ja minu meelest sellest tundest hakkavad asjad nagu argnema kuidagi kahte erinevat rada. Sest kui me võtame niisuguse tüüpilise eksistentsialistliku filmi või raamatu, siis see, et on nii tillukene, see väga sageli tähendab tühisust. Et ma ei ole mitte keegi, ma ei suuda midagi, kõik see, mis ma teen, see on tähtsusetu. Samas tegelikult ma ise olen selline pigem hulkuja ja oma hulkumistest ma olen väga sageli tegelikult tundnud seda tunnet, et inimene on hästi tillukene ja iga kord on see tunne olnud tegelikult häiretud sellisest sügavast rõõmust. Et selles ei ole mingisugust üksindusse paisatust, vaid minu meelest inimene olla tähendabki tunda oma õiget mõõdet enne kõik seda, et sa oled imetillukene ja selle kõrval ka seda, et tegelikult sa oled looja. Et sa oled üks loojatest. Et imetillukene küll, aga sugugi mitte tühine. Ja kõik need müüdid mikro- ja makrokosmose ühtsusest, ükskõik kas nad räägivad siis sellest ehituslikust printsiibist, energeetilisest ühtsusest või ka sellest viisist, kuidas me elame, kuidas me sündmusi läbime. Minu meelest nad on vahend, mis inimesel laseb tillukesena seistes tajuda seda rõõmu, just tajuda seda selle ühtsuse kaudu, mis on tegelikult nende müütide põhisisu. Et ole sa nii väikene, kui sa oled, aga tegelikult sa oled samasugune mingis mõttes. See on minu meelest väga positiivne tunne, kui me tunneme, kuidas meie väga tillukesed teod loovad tohutu suurt mõõtmatu maailmaruumi.